10 aasta pärast võiks olla, et selline sõbralik ja soe. Mina soovitaks Muinsuskaitseametile, et läheneda sinna, mida mina olen näinud väga palju Lõuna-Euroopas, et see vana ja uus, et olekski ikka see vana ja uus, ongi aru saada, et on vana ja uus. Et ka sellisele mitte kogenud silmale oleks kohe, et aha, see on nüüd see vana, aha, siin on tehtud midagi uut. No vot, see ongi see, et ega midagi ju peale suruda ei saa, et ma arvan, et üks hetk inimene saab aru, et mida rohkem on kihistusi, et seda huvitavam tal on ka ju endale. No 10 aasta pärast ma usun, et Paide linna tähtsus ja olulisus on kindlasti kasvanud. Ka 4-realine tee on valmis Tallinnas siia. On näha, et päris palju elu tuleb juba vanalinnaga tagasi. Juba täna on selle kohta tõendid ja ma loodan, et need sammud julgustavad ka teisi vanalinna investeerima, vanalinna panustama ja vanalinna väärtustama. Eriti noorte põlvkonnale aina rohkem on oluline tegelikult kogukondlik mõtteviis ja eluviis, et seda me sellises väikeses linnakeskkonnas suudame pakkuda. Ja ma arvan, et kui me tänu sellele suudame leida siia selliseid tegusaid inimesi, siis on meil suurem lootus, et need vanalinna hooned saavad paremasse korda, me leiame neile ka mingisuguseid lisafunktsioone, nad ei ole ainult elamiseks mõeldud. Aga suures osas see pilt on kindlasti parem, et kui ma praegu vaatan, kuidas inimeste teadlikkus kasvab, oskus asju teha ja natukene nagu rahakotti järgi jõuab, et siis ma arvan, et see optimism on põhjendatud. Ma tahaks näha, et rohkem neid vanad majad oleks remontitud korralikult, sest meil on nagu nii palju veel ilusaid majad, mis lihtsalt seisavad ja ma loodaks, et keegi päästaks neid. Sellist tarka nüüd ei ole, kes ütleb täpselt ära, mis 10 aasta pärast on. On ainult need, et me tahaksime, et oleks rohkem rohelust, et majad oleks rohkem korras. Ma arvan, et 10 aasta pärast näeb Lihula peatänav palju parem välja, kui ta praegu näeb. Hooneid on korrastatud. Teades eestlast iselooma, et see on see hea kadedus, et kui naaber on oma kinnistu korda teinud, siis ei saa ju ka oma tegemata jätta. Valga kohta võiks öelda ju nagu inetu paadipoeg. Kõik lükkasid teda eemale, kõik leidsid asju mõttetu koht, mida head saab Valgast tulla. Me näeme seda, et selles inetus paadipojas, selles raskes lapses on ju tegelikult potentsiaali. Midagi niisugust, mida ei ole Võrus, mida ei ole Jõgeval, mida ei ole Põlvas. Armas aeg, mis siin kõik on. Kes oskaks ennustada järgmist 6 kuud, järgmist 3 aastat, et see võiks ilmselt mingi börsi ettevõtte avada. Et ma pigem isegi oleks nagu seda meelt, et äkki see hooajalus natukene nagu pehmeneb, sellepärast, et ma ennustan, et kaugele reismille on väga pikk keeruline veel. Järgmist 3, 4, 5 aastat. Võib-olla lähme meie Norrat avastama või Norra tuleb meid siin avastama, et kui soomlast näiteks käib palju, siis näiteks teistest Skandinaavia riikidest Norra on nagu kõige vähem käimisega. Pärnu on nii äge koht, et saab ilma lennukitega siia tulla ja lõpuks saavad sellest kõik aru. Ma arvan, et Kuressaare on endiselt väga ilus ja tugev ja tubli linn, kes paistab Eestis endiselt väga hästi silma just oma kauni vanalinna poolest. Ma arvan, et 10 aasta pärast on juba päris hästi, veel paremini. Julgen arvata, et Kuressaare ajalooline linnasüda 10 aasta pärast on ilusam, kui ta praegu on. Just selle poole pealt, et meil on siin mõned vanad hooned, mis on veel pisut räämas, mis vajaksid korda tegemist. Ja mis teeb natuke rõõm on see, et meil on suhteliselt vähe tühju kinnistuid, ehk et seda vanalinna kontseptsiooni kui sellist on üsna raske ka lõhkuda. Eks ta on meil suhteliselt lukku pandud. Pigem ma näen seda, et me võiksime väärtustada oma ajaloolisi hooneid ja neile anda uut sisu, kui midagi uut siia Nui 4 ehitama hakata. Eesti väikelinnade tulevik võib olla on mitte ainult noorte tulek tagasi, vaid ka vanade tulek tagasi, kes on siit läinud teistesse Eesti linnadesse, elanud ära seal oma aktiivse tööinimese ea ja tulevad tagasi oma kodulinna oma pensionipõlve veetma.